See esimese Eesti Vabariigi aegne uhke maja siin Kadriorus on saanud lisaks läbimõeldud sisekujundusele sinu abiga Bibi sellise läbimõeldud eritellimus mööbli. Räägi, kuidas see kõik sündinud on, et tuli koduomanik sinu juurde ja kirjeldas oma vajadusi, siis kuidas? See oli eelmise aasta oktoobris, kui inimesed tulid meie salongi ja rääkisid sellisest huvitavast majast, mis nad olid soetanud ja kuna oli suhteliselt kiire, siis ühesõnaga kõigepealt alustasimegi sellest kondikava paika panemisest, et funktsionaalne osa saaks paika ja kuna siin on tegemist nii köögi kui ka abiruumide, sauna eesruumi, vannitoamööbli, garderoobidega, siis seda mõtlemist oli päris palju ja ühesõnaga panimegi selle kondikava paika ja siis hakkasime seda ilu sinna ümber tekitama, et kuna see on selline 30ndate aastate maja, siis väga modernseks ei tahtnud seda mööblit ajada ja ikkagi üritasin klassikalises võtmes selle lahendada. No mis on siis selline võtmesõna, rusikareegel klassikalise stiili välja veetud lahendamiseks, kui minna eritellimusteed, mitte siis kasutada tõepoolest siis autentset päris sellest ajastult pärit mööblit? No näiteks köögiuksed on raamuksed, mitte siledad, eks ju, siis on selliseid keraamilisi käepidemeid kasutatud ja keraamilist valamut, siis sellised klassikalised segisteid, nii kööki kui ka vannituppa. Siis näiteks sahtlid on tehtud vineerist, kogu karkass on tehtud vineerist ja karnauba vahaga ära kaetud. Sahtlid on kohati ka veel tapitud, et jätta sellist rohkem käsitöö maiku asjale juurde. Minu meelest on hästi oluline ka selline pisidetail iga autentse väljanägemisega mööbli juures, nagu ka väikesed nii väljapaistvad furnituuri osad, kui siis sissejäävad on siis pigem nagu toimivuse huvides, aga välja jäävad nagu näiteks sahtlite, kappide käepidemed on siis portselanist, jätavad väga sellise klassikalise mulje. Ja samas, kui rääkida köögitehnikast, siis me üritasime ka suure ja mahuka külmkappi ära integreerida, mis on selline väga mõnus, et on, kui sa teed uksed lahti, siis on 90 cm sul vaba pinda, sa saad suured liuad sinna ära peita ja samas, kui sa paned uksed kinni, siis ei paistagi välja, et seal üldse külmkapp on. Et see on ka hetkel ainuke variant praegu Eestis saada olevatest integreeritavatest nii suurtest külmkappidest. No ma arvan, et see ongi paljude vanade majade omanike mure, et no ega 30-ndatel ei olnud olemas mingeid külmkappe ega integreeritud pliidiplaate. Seega siis kardetakse, et noh, ei ole võimalik tänapäeval teha toimivat kööki nii, et ta näeks ka ajastu truu välja. No näe, on võimalik. Ja ma üritasin võimalikult kõrged need kapid teha, et kuna siin tõesti ruumid on väiksed, siis on vaja seda panipaika maksimaalselt saavutada ja sellepärast sai lahendatud nii, et on üks sügav sein ja kõik ülejäänud on ka suhteliselt laeni, et garderoobides on kõik sellised kolmnurksed seinad ära kasutatud ja niisugused seinaarvad, et kuhu vähegi midagi sai paigaldada, siis me tekitasime sinna nii-öelda panipaiga ja valgustasime sellega ära, et oleks mugav toimib. See ongi see eritellimus mööbli üks võludest, et saab täpselt mõõdu järgi. Kui keeruline siin see oli, et noh, kui sirged sellise vana maja seinad on, kas on alt sama lai kui ülevalt ja nii edasi? No ei olnud väga kerge, aga kuna me oleme sellise kõverate seinte peale spetsialiseerunud, siis meie jaoks ei olnud keeruline ja kui see protsess algas oktoobrikuus, siis me paigaldasime juba detsembri alguses ja kõik läks ilusti paika. No siin on ka mööbli sisse valgustus planeeritud isegi. Jah, et seal oli ka valgustuse probleem, kuna on hästi palju, ühesõnaga see kaldlagi lähebki seinaks üle, siis seal ei olnudki praktiliselt kusagile seda valgustust panna. Alguses oli mõeldud ühesõnaga selle sirge seina peale, aga kuna sinna tulid riided, siis ma lahendasin nii, et ma peitsin selle kappide
sisse ära selle valgustuse, et kui sa avad sahtlit, siis sul on kõik mugavalt näha ja lisavalgustust nagu põhimõtteliselt ei olegi rohkem vaja. Ja mugavus, nagu enne sai mainitud, peitub just nimelt ka sisefurnituuri lahendustes. Need on siis sellise saksa tootja nagu Plummi sellised kvaliteetsed ja väga pehmelt sulguvad ja toimivad lahendused. Jah, ja Plumm pakub ka spetsiaalselt puidust sahtlitele sellist pehmelt sulguvat süsteemi ja meie eelistamegi kõige rohkem Plummi furnituuri, et on võimalik kõige rohkem reguleerida neid pärast paika, et see tõesti ka millimeetri pealt toimiks ja hea välja näeks. Et väga hea furnituur on. Köögi klassikalisele ilmele annavad kindlasti palju autentsust juurde, samuti haale müüdavad punutud korvid, millele on libisemise huvides alla pandud vilttallad. Kvaliteetne on ka loomulikult muudele pinnamiimistlustele lisaks, kui köögis vaadata, väga oluline töötasapind. Absoluutselt, et siia sai pandud Absolute Black satiinmatt tööpinnaga, et noaga lõikama muidugi ei ole mõtet minna, selle jaoks ma tegin talle spetsiaalse liimpuidust suure ja massiivse lõikelaua, aga vett ja kõike muud kuuma see kivi ei kannata, ühesõnaga ei karda, et selles mõttes on väga hea ja ikkagi ainuõige materjal kööki. Ma soovitan suvelt. Ülakorrusel vannitoas on näha veel teist väärikat valget marmorit. Jaa, et kuna vannitubades oli ühesõnaga selline olemasolev kiviplaat juba seinas või selline keraamiline plaat, siis ja seal ei ole väga palju valgust, siis ma leidsin, et seal võiks olla selline hele ja helge mööbel, et sellepärast otsustasin valge Carrara marmori kasuks, et sinna sai alla kinnitatud sellised keraamilised ovaalsed valamud, mis sobisid kokku selle miljööga jällegi ja sellised klassikalised segistid, et see Carrara marmor on jah, nagu sinna sobilik. No, mõnusast ruumist vannitoast rääkisime, kuid veel unemõnude koht. Magamistuba, see on ka väga romantiline, mõnus, pehme. Ja, kuna oli vaja väga suurt voodit ja tavalisest pikemat, sest inimesed on pikad, siis sai jällegi erimõõdus madratsid tellitud sinna ja tekitatud selline jänki stiilis voodi, et all on kušett, siis on veel pakitud vedludega madrats ja pluss veel pealismadrats. Ja sinna otsa siis tegime sellise tepitud kangaga voodipeatsi pehme ja sellise voodile sama stiilis veel sellise seeliku sinna ümber, et ja lisaks on tehtud siis tammespooniga järi ja samamoodi samas võtmes jällegi see nii-öelda järi iste, et oleks kõik ühes stiilis magamistoas ja et oleks pehme olla. Kui mõnel koduomanikul on nüüd soov Maakri disainist tulla näiteks sinu käest mööblit tellima, siis mis oleks vaja eeltööks kodus ära teha, et lasta disaineril mööblit valmistada? Võtta kaasa kindlasti ruumide põhiplaan, võib-olla paar fotot olemasolevast interjöörist ja mitte küsida hinnapakkumist meili teel, sest see on väga personaalne ja tähtis teema, et peab ikkagi aega varuma kusagil tund aega, et süveneda eelkõige, mis stiilis on maja, kus piirkonnas see elukoht üldse on ja tõesti, mis materjalid on interjööris ja siis mitte muretsema üleliia, lihtsalt mulle piisavalt palju informatsiooni jagada ja siis mina juba mõtlen välja ja pakun välja vastavad lahendused, et sisekujundajad ka ei pea üritama lahendada ära neid tehnilisi asju, et selleks olen mina olemas, et need lahendused välja pakkuda. Ja järgmine samm on juba see, kui tellija on käinud Maakri salongis, siis tulevad juba Siis me tuleme juba ise kohale, mõõdame kõik ära, kuna me teeme nii kööki, vannituba, magamistuba, kogu maja sisustust, metalli eritöid, siis me ikkagi ise tuleme kohale ja mõõdame kõik ära ja teeme joonised ja pakume lahendused välja, nii et
kuni valgustetini välja võib toota teile